Hai! Hai! Kuidas küll Mart ja Liina oma 3 aasta anniversary't tähistavad? Junk foodiga me tähistame seda sellepärast, et ausalt öeldes see on esimene kord, kui ma täna saan sööma hakata. Mis kell on? Kell on 5 läbi, ma pole siiamaani mitte midagi söönud. Aastapäev on just rohkem mitte meile endale, vaid seekord, et natuke rohkem teile, kuna me nüüd eelnevad 6 aega pole mitte midagi uploadinud, sest tulenevalt me filmisime 1 video nädalas juurde, et saaksite kohe 2 videot järjest. Meil olid tegelikult plaanid väikeseks date night'iks, aga meil on täna nii kiire päev olnud, et me ei saa neid plaane realiseerida. Seega me võtame junk foodi läbi pika aja ja me läheme koju ja veedame lihtsalt kahekesi siis toreda õhtu teineteise seltsis koos Bellaga. Date night niimoodi, et me oleme kodus ja vaatame arvatavasti Netflixist midagi, et me saame lihtsalt võtta aja, kus me ei tee tööd. Tegelikult see ei pidanud meil üldse niimoodi minema. See on nii underwhelming kuidagi ei ole või? Või on see nagu pinge, et inimesed ootavad meilt, et meil oleks, me võtsime endale selle aja, cancelisime kõik muudasid ära. Are you ready to ace today? Jälle vahva päev, mida me ei tohiks tegelikult filmima, aga mingid asju filmime. Natukene midagi saame teile võib-olla näidata. Me oleme praegu oma päeva esimesele miitingule ja ütleme kohe niimoodi, et teile öeldakse tere. In 3, 2, 1. No nii, kedagi pole, aga kuna me tulime siia kohvikusse, mis meie sõbrad välja soovitasid, siis Liina leidis, et siin on midagi väga vahvat, räägi ise. See on tomatiivustusai ja see on mitte lihavirukas ja mul tulevad makroonid ka veel. Kus me oleme? Rohekohvikus. Kõik on asjad, mida sina saad süüa. Aikud krai. See on nii hea. Palju siis meie sõprade näitamisest, nagu me lubasime vlogile näidata sõpru. Hullult jutustasime. Ma teen siit niimoodi, mul Bella tõmbab ära. Nii mõnus on. Teate, mis ma ütlen teile või? Ma olen alati öelnud, et mulle ei meeldi, kui lumi on maas, aga nüüd ütlen, et tulgu lumi maha, mingu hästi külmaks, et siis on päikest ka näha. Selle soliga asemel võiks tegelikult tulla praegust lund. Seda inimest, siis on, et kui palju võiks olla nagu meie enda ringis näiteks. Niiviisi, me käisime nüüd ühel Liina label'i miitingul, kus oli jälle Sony ja Mibe kõik koos ja meie ka ja siis me kõik seal hästi intensiivselt tegime asjadega tööd, mida me jälle teile näidata, rääkida ei saa. Nagu ikka, järgmisel aastal. Nüüd Liina läks järgmisele mingisugusele eventile, mingi tüdrukute event, kuhu neid alati kutsutakse. Nad lähevad siristavad, säristavad kõik koos üheskoos, teevad ja ullala, vaata, mul on siin kulmud mingi. Mina samal ajal shoppan ringi ja kohe kui Liina valmis, siis meil tuleb väike nükene challenge aeg. Ma olen ilusti nüüd kaadrisse. Mina olin nüüd oma tšikkide ürituselt tagasi ja challenge'i aeg, kingi idee. Marti valib mulle 3-5 asja. No siis on vaata, et sa nagu vaatad, mis sulle silma jääb. Äkki pihta ka vaata. Jaa. Paneme ennast proovile täna sellele, et kui mina teeksin Liinale kingitused, siis me vaatame, kas need läheksid täppi või need on üksid nagu mingi Ja samamoodi siis mina teeksin Martile kingitused. Nii et Aga selle on twist, me läheme Eesti kõige suuremasse naikesinduskauplus, mis Eesti, Baltikumi. Mina olen väga excited, nii et asume teele. Ja ma lähen. Mina vaatan natuke siin ringi, sest et naistele on siin natuke rohkem asju kui tavaliselt. Või noh, igal juhul. Mis sa teed nalja pool poodi ja meestele? Kas sa teed mulle naljas seal? Okei. Tegelikult on võrdselt igatepidi, aga naistele on keerulisem valida. Mis on nüüd? Jätan nüüd sinna, ma lähen ise vaatama, kust ja mida me Martile leiame. I like this color. Siin on nii palju asju, et ma ei suuda valida. Ma tean, et Martile Jordanid meeldivad täiega. See on mega tuus. Pika varukaga särgid meeldivad Martile. Ma teen kõigepealt sellise esmase tiiru, et nagu, mis mulle niimoodi silma hakkab. Ma tahaks ühte kindlat jopet, aga ma ei leia seda. Ma tean, et talle tahaks endale jopet saada. Siin on nii palju erinevaid kingivõimalusi. Ma lihtsalt käin nagu peate kanalis, et siin ringi vaatan praegu, mis ma siin teen. Esimese asjana ma võtan selle jope. Ma tean, et tegelikult Martil on jopet vaja ja ma tunnen, et see oleks päris asi, mis talle nagu sobiks. Nike esinduskauplustes on väga palju erinevaid jopesid nii meestele kui naistele, nii et hea koht, kus jope osta. Järgmisena Marti armastab Jordanit. Hea oleks võtta talveajaks mingi selline pika varukaga särgi moodi asi talle. Ma võtan mediumi hetkel. Vaatame, kus mul läheb. Kas ma võtan talle veel Jordanit? Kui palju lahedaid asju. Ma annan vahepeal kaamera Marti kätte, siis ma vaatan, mis ma veel leian. Ma tegin väikse tiiru peale, nagu ütlesin, ma eelnevalt siin tundsin, et natuke keeruline saab olema. Niiviisi. Nüüd tegelikult mulle endale väga meeldib selline nagu tekstuur. Ja Liina on niukene, et nagu ta ei tea, kas see on okei või ei ole. Ta nagu kahe vahel, alati on sellise asjaga. Ja nagu ma tean, et kuna see on niuke pehme, siis nagu tüdrukutele meeldivad pehmed asjad, on ju. Ma arvan, võtaks fulli kombona, mis läheb 2 juba kirja. Meil on mul 3 veel vaja. Saab full tracksuit. On jalgadest äkki või? Oi,
oih, on andeks. Lodi, hopsti. Sul on valmis või? Okei, Liinal on juba valmis, aga sokid on tegelikult maailma parim kink. Kõik, mis ütlevad, et ei ole, kui saate vanemaks, saate aru, sokid on väga kink, sellepärast ma võtangi siit hoopis 38, 40. Nii, Air Force sokid, Nike Air. Nüüd ma olen õiget suurust leida. Sokid on väga kink, sest et ei pea nagu rahakotti nii punni, nagu mitte punni ajama, vaid nagu tühjaks tegema. Viimaseks ma võtaks tegelikult need tossud, aga ma tean, et Liinale need väga ei meeldi. Ja ma nagu tossudega on alati niisugune nagu sketšide jälle minna. Ma olen hullult safe, vaata, sa tahad, et inimesele ikkagi meeldiks see kink ja sellepärast teeme väikse jalutuskäigu veel. Niisugune vinge särk, mida ta võib-olla kunagi saaks mingil esinemisel kanda või? Ta on F, talle meeldib niisuguseid suuremaid asju kanda. Esimene asi, mis ma Martile välja valisin, mis sulle välja valisin, on siis jope, sest tegelikult... Kas sa oled tõesti nii rikas inimene, et kingid inimesele jope jõuludeks või? Sa natuke cheatisid, sest et ma ükskord käisin seda vaatamas. Aga vaata, õige, kes teeb kinke, vaata, jätab meelde, mis võib-olla teistele inimesele meeldib. Ma investeeriksingi ühte korralikku kingitusse kui mitmesse väiksesse. Aha, okei. Eelmine asi, kuna ma tean, et sul palju T-särke on Nike poolt, siis mina mõtlesin, et mina võtaks sulle tegelikult 2 pika varrukaga särki. Üks on trenni oma. Üks on trenni oma, aga samas see näeb nii lahe välja, et seda sa võiksid kanda ka niisama. Siin on siuke häid talvist layerdamismaterjali korralikult. Natuke väiksemad asjad, et su kõrvakesed oleks soojas. Ma olen sul tutimütsi näinud enne. Mina mõtlesin, et mina võtan sul tutimütsi. Ja see läheb päris lahedalt selle jopega kokku, nii et tutimüts. Ja siis ühed õige hea paar trussikuid. Neid sa proovida ei saa. Aga trussikud ja sokid on need, üle kõik on õnnelikud. Jaa, ma ütlen, trussikud on kohe kindlasti 10. Okei, minu kord. Alustame siis sellest, millega ma kindlasti panin 10, vaata. Sokid, nendega ei saa kuidagi valesti minna. 2 punkti, kohe sain 2 punkti. Võib-olla, et sa esinemisel kannaksid sellest lippidega asja. Kannaksin küll, see on tegelikult väga kena. See on väga tõus, on ju. Annab niikuinii minu asju, see näeb välja nagu tüdrukulik meeste korvpallisärk, on ju. Asi, millega ma võin täiesti puusse panna. Aga ma võtsin selle riski. Tracksuit. Aga see on sellest materjalist, mis sulle tavaliselt ei meeldi, aga see on juba pehme. Katsu. I love it. Ma olen seda vaadanud mitu korda. Katsu seda. Sa ütlesid mulle, et see ei ole nagu väga tore materjal, vaata, kui ma tahtsin endale vaadata. Koer on selle pärast. Kas me paneme mingid asjad selga ka teeme ka või? Mingid asjad selga, väike fashion show. In 3, 2, 1. Rääsin juba siit. Hefe, you did good. See näeb nii lahe välja, mis sul seljas on. Mis me ütleme, ma ei lase Liinal seda ära endale osta. Ma ostan siis ise endale ära. Tšau. High five, high five. Müts ka. Müts, kus sul müts on? Wow. Väga lahe ju. Hullu hooga. Otsisime siin kaameratud välja, siis Liina kaotas kruvikeere ära, nimelt meie lammutame täna kodu. Nagu te teate, me oleme siin juba elanud üle aasta ja me otsustasime Liinaga, et kuna siin on nii hea asukoht ja meil on tegelikult nii toredad omanikud, kellega me saame väga hästi läbi, mina leidsin juba sinu kruvikeere ja siin ta on, mina keeran edasi nüüd, mina keeran edasi. Mina keeran. Miks mina ei või keerata? Mina olin selle laua taga. Mina keeran. Las ma keeran ka natuke vlogi jaoks vähemalt. Liinale meeldib keerata. Ma oleksin just nii napilt sulle öelnud, et sa võid ühe pulga keerata. I'm sorry, I look trash. Trush alt. Look trash. Ma ei arvanud, et me kohe nüüd kaamera siin kätte võtame. Me vahetame selle laua välja, et me saaksime natukene veits ökonoomselt ruumi teha. Siia tuleb ilmselt mingisugune riiul, täpselt nagu Liinal on. Okei, keerame edasi ja siis vaatame, kui see kõik on siit korda saadud. Nagu nägite, me panime just lauda kokku ja andsime oma korteri omanikule ära, aga neil on meile mingi back-up'iga kott ka. Palju õnne sünnipäevaks! Ei ole. Muidu võiks öelda, kõik ütlevad kommentaarides all kirjutage palju õnne, Boris, on ju? Just, ossa poiss! Yes, ma saan Soome juustusega ka. Väga head pütised ei ole väga magusad. Soome kraami siis niimoodi, Soome jääda paremad. Ja siis pähklid ka. Nii tore, suur aitäh! Teate mis, peame tõdema, meil on kõige lahedamad korteriomanikud üldse. Esiteks nad jälgivad meie vloge, mis on täiega lahe, nad elavad Soomes ja nad toovad alati meile mingeid moonakotte. See on hästi tore. See meie söögilaud, meil siis hetkel söögilauda ei ole, me panime klaveri hetkel siia. Seda me kõike veel organiseerime, kus me need asjad ära maandame. Lähme nüüd külla, eks ole. Viisime just Stella minu vanemate juurde nädalavahetuseks, kuna meil on homme esinemine, me oleme täna õhtul külla. Brigittele, kellel on Stella vastu kahjuks allergia, siis me küsisime, mis ta soolaleiva kingiks tahab. Muidu me viime talle midagi, mis on nagu, mida tal ei ole vaja, mis on mõttetu. Ja ta ütles, et tal on vaja majapidamispaberit ja siis me viime talle 10 rulli majapidamispaberit, sest et miks mitte, ise ta tahtis, viime 10. Oh my god! Tahtsid seda saada, nii et ma... Are you kidding me? Vaata korra siis.
reaalselt mul käivad külavarinad ja mul ei ole sõnu lihtsalt nagu. Tahtsid pabereid, me tõime pabereid. Te tõite pabereid tõesti nagu reaalselt te oskate võtta inimesi sõnatuks nagu niimoodi, kes te nagu teetegi seda kogu aeg nagu Henri Mustal on ju, nagu süda käib nüüd mulle on ju. Te olete ametlikult väga haiged inimesed, nagu ühed kõige lahedamad inimesed, mida ma tean. Ma viin need nagu enamik panipaikaga nagu, oi jumal. Tere tulemast, kullakesed. Tšau, tupsud. Vaata, mis Brigitte mulle andis. Mis see, millal ma saan? See on Kylie highlighter. Kas siis saad aru või? Maksimaalselt suva, sest et see on make-up ja Martin. Ei, ta teab nii palju. Ma tean, aga vaata nagu, ma tean, et on lippasjad. Pane sõrm siia sisse korra, nagu pane väike sõrm siis. Pane oma väike sõrm. Miks mul suurt sõrme sisse panna ei tohi? No pane suur sõrm, kui sa tahad. Nii. Okei. Swatching. Mul püksid ka koos sellega nüüd. Ma proovisin igast Fenty asju ka. 23 eurot. Nii palju lähedamad asjad osad kui mul. Tuua reaalselt video vaata, kus nagu ma saan kasutada sinu meiki, sa saad kasutada minu meiki nagu. Ehted. Ja Liina ikka ütles, et toome selle kuuse tagasi. Nii et täna ma hakkan kuus kehtima. Ei hopsti, ma juba näed selle lumega siin koos iga aasta. Aga kes see käsib sul nende pükstega olla? Vaata seda. Ma jõuab ära oodata seda hetke, kui me lõpuks on niimoodi, et me selle kuuse välja, siin pole seda fake lund enam peal. Neil on siis oma fake kuust eelmisest aastast. Kes te olete uued sellel aastal meiega joinid, eelmisel aastal polnud, teate, meie kasutame fake kuuski ja me üritame sellega forever kasutada seda. See on meie perereliikvia, me pärandame selle oma esmasündinule. Marti tegeleb selle kuusega siin. Mina hakkan siis kogu seda asja siin kaunistama. Keerutame ja siis see puu on valmis. 3, 2, 1. Tadaa! Tegelikult üks asi on veel puudu. Ma pean selle panema siin üles. Okei, nüüd on otse. See on siis meie kuusepuu. Üleval on 2 konti ja siis on, siin on meie ehted. Selline vahva kuusepuude siis saigi. Minu lemmik kuuse seast on see. Mitte, et teid huvitaks. See on ka väga ilus. Wow. See pum-pum-pum. Järjekordselt taaskord hilinemisega siiski üleval sellel nädalal video on. Ma rääkisin ühest giveaway'st ka. Giveaway informatsioon. Kui te mind Instagramis jälgite, te juba ilmselgelt olete seda näinud, aga kui jälgi, siis all descriptionis on link sellele, kus te saate võita endale väikest Nike nänni. Nike Grammy giveaway! Vastuvõetamatu. Mada, sina vanale. Liinast ringi. Ju ongi või? Ei ole ju liiga. See on peapaid. Mul ei ole juukseid, mida sinna peapaala sisse panna. Peapaal peas ma tean, et sa tead. Kuna me oleme sisenemas muusikasse rohkem ja järgmise aasta algus tuleb eriti põnev, siis tegelikult mul on teile üks väike palve veel, kuna muusika on hetkel selline asi, mis mulle kõige rohkem korda läheb ja mis mind ennast kõige rohkem, kuidas ütleme nii, kirgastab. Raadio 2 on aastahiti hääletus hetkel veel käimas, et kui te ei ole hääletanud, siis all on link. Ma väga tänan, kui te hääletate minu poolt. It means a lot. 2017 ja siis ma mõtlesin täiega lahe oleks All-Inniga ka mingi siuke asi saada igatahes. Ma nagu väga läheks korda, kui te hääletaksite ja siis ma siuke tunne praegu nagu ma olen 12 ja ma olen mingi emme palun osta mulle kommi. You know, ma ei sunni kedagi. Kui te tunnete, et All-In teile meeldib ja väga vahva laulan, siis ma väga tahaks, et te hääletaksite mu poolt Raadio 2 aastahitil. Aitäh! Jensu, kas sa oled hääletanud või? Absoluutselt mitte. Kus juures olen? Hääletasin. True friend. Pane nüüd siia see Hanna Montana. Mõtle palju. You're a true friend. You get the best. Step over. Palun hääletage, et Liina lugu saaks populaarseks. Mul on jälle vaja tüüdata Liinat tema enda lauludega tulevikus. Come on, feel me now. Bye! Bye! Niiviisi.